teile, et täna on 8. juuli ja kell on mingi 11 äkki või. See on meie teine nagu full päev siin. Ja oota, ma tulen siia poole, siin on parem valgus. Ja põhjus, miks ma vlogin teile, seepärast teile oli niisugune päev, kus me nagu panime kõike valmis ja vaatasime ringi ja me ei teinud mitte midagi, olime terve päeva nagu siin. Aga täna lähme me, mis on mõtet Itaalia peale, siis on Rooma, seal on vist Florence, ühesõnaga me oleme siin keskel kuskil, pärapõrgus mingis maakohas. Aga siin on väga hea ilm ning et see on hea. Mida mu juuksed, palun öelge, mis asi see on? Kui ma nii panen. Nii on veel hullem. Okei, nii on okei. Ühesõnaga, me lähme Spoleto linna. Me lähme mingi vaatame ringi nii. Ja ma olen valmis sellest pannud. Basseini vesi on nagu külm hommikuti ning et sinna me ei lähe. Eile õhtul me käisime siin lähedal on nagu teerada, me käisime seal ja see reaalselt ongi legit välja nagu elavad surnud. Nagu ma ei pannud story'sse, ma seda episoodile oma sõpradele. Panen mingid pildid siia, kui ma leian. Ühesõnaga, see ongi legit välja nagu elavat surt võttepaik ning et me läheme sinna täna uuesti pilistama nagu päevasel ajal. Outfit on mul selline. Pärast teeme mingi OOTD-ga või midagi. Tere, Laura! Need 2 põõsast siin on täis mesilasi. Ma pole kordagi nii palju mesilasi näinud. Lähme külastame Oskarit. Tere, Oskar! Tšaki! Tule siia taha. Kohe tulen. Hello. Teeme üksteisele OOTD-si. Jaa, ma teen uuesti alguse. Siin on Oskar. Oskar, kuidas sul tänane päev läinud on? Hästi! Väga palav on ja nagu ma ei tea, miks ma adidega tulin. Aga üks suur probleem on internetiga on siin väga halvasti. Internet, kui ta on, siis ta on hästi natuke ja väga aeglane, et ma saan nagu snapid ära saadetud, et skoor ära ei kaoks. Muidu internet on väga halb. Ning et see on natuke halb. Ei ole saanud enda seda, ma veel vlogin, ole tasa. Ma ei ole saanud enda lennuvlogi veel üles laadida. Minu Iilise video ootab üles laadimist, aga ega ma väga midagi teha ei saa. Lähme otsime tasuta wifi't. Laura, näita mulle minu outfit'i neile. Mingi tivlikad ründavad. Ma võtsin mingi eraldi mingi ka. Minu müts on Sportlandist. Bluus on H&M-ist. Need püksid on New Yorkerist. Ei. H&M-ist. Ei, ma ei tea, kus need püksid on H&M-ist. Kott on mingi AVC kingast ammu ostetud ja adid on Adidasest. Kõik alati küsib, kus ma enda adid said. Adidasest. Laura outfit'iga. Ma sain selle mütsi New Yorkerist. Kas see kropist polnud või? Kropist ju? See selle kropist. Selle kotti sain ma H&M-ist. See on Maria oma oli kunagi Ameerikast toodud. 21-ist ja elanud on Sportlandist. Täiega killib enda outfit'i. Räägitakse või väidetavasti on siin, ma räägin, Laura, on siin Spoletos nagu eskalaator või nagu liikuv tee, mis läheb läbi linna. Ei tea, palju see loost tõe põhja on, aga me läheme otsime seda. Ja kas te mäletate, kui ma rääkisin üle-eelmises vlogis või mingis vlogis rääkisin sellest, kuidas Henry tegi selle prank video või see on tegelikult video. Mingi vaataks, see on üleval, ma ei ole näinud seda, aga nagu ja, ma täiega tahan. Õhtul ma saan vaadata seda, kui meil kodus neid on. Aga minge kõik vaadaks seda, ma panen selle lingi alla, kui ma ei unusta. Jaa, kas te näete seda? Oota, ma kohe näitan. Ühesõnaga, siin on... Miks me oma lapsi ma neid kõrval käima? Ma tahan kõrval käia. Kas sa oled loll, Laura, või? Ei ole. Täpselt nagu lennujaamades on need samad teed. Mis see on? Maia, Jaa, mis see on? mingi väljak, lähme vaatame. Ma ei tea, see on mingi festivali oma. Aga me jõudsime mingisse jäätise paika, see on väga armas ühesõnaga. See on siis jäätistelida, ma võtsin vaarika mingi sorbetti ja mis sa võtsid? Tiramisu ja mingi sorbett. Olgem ausad, me vaatasime selle järgi, mis me Insta-feediga lähevad ning et oleme ausad. Me jõudsime nüüd... Neist saaks nii armsa pildi koos jäätist söömas. 2 põhiasja, miks me siia tulime, et saada Instaaks pildi jäätistest ja siin on tasuta wifi. Oskar, mis jäätise sa võtsid? Tšokolaadi. Vahetama koos. Update, me oleme jõudnud tagasi maa-alusasse metroosse, aga nagu jalgsi metroosse. Me käisime ringi, vaatasime mingid shoppingu tänavaid ja nii, Laura vlogib. Ja kõik hakkas nii pahast, nii palav on. Ning et nüüd me läheme tagasi autosse, et sõita koju.
me saime, ma arvan, et sajandi kõige eepilisema perepildi. keegi seletage, miks Laura kõnnib vastassuunal olevas selles, no mis iganes see tee on. me kõnnime kõik nagu alla suunas, aga Laura ikka vastasuunas, sest Laurale meeldib teha asju teisiti. Laura on teisiti mõtleja. kõik vaatavad nagu normaalseid plättusid ja nagu tavalisi, siis tuleb Maria, kes ostaks täiesti vabalt siukesed endale. Üksid lillad rääsed. Vaadake, need on nii ilus. 40 või? Ma nii tahaksin siukesed endale. Ma olen nii imelik. Miks mulle siuke asi meeldib? Nagu, miks Maria? Miks? Aga tagasi selles villa asjanduses pole aimugi, mis kell on, aga mul on siin ananas. Casually lähen basseini juurde ringiga, sellepärast et otse minna seal liiga palju mesilasi. Linnalaste probleemid. Me saime sellise väga armsa ananassi ja me üritab sellega pilti teha. Ja muidu ka tulime pildistamise jaoks. Kell on 17.50 ja aga ma editisin Insta pilte, mis me saime ülipalju pilte basseini ääres. Siis ma editisin neid, panin üles ka ühe. Ja siis nüüd me läheme õhtupoole arvatavasti linna tagasi, sest kui me seal käisime, ei olnud poed olid kinni, nagu siesta oli. Arvatavasti läheme õhtupoole tagasi, nagu palju rahvast on ja nii nagu vaatama, nagu päris õhtul. Aga siin lähedal, see koht, kus ma eile seal elavad surrute võtteplats, seal käisime. See on siin väga-väga lähedal, me tahame minna sinna pildistama. Recap, kell on 18.37 ja ma vlogi sees, sest seal on väga halb valgus, ikka on pime nii. Aga ma käisin pesemas, ma vahetasin riided ära, meil oli lihtsalt tuba nii, siis mul kõik lahti pakkimata, ma paksin asjad lahti. Ma üritasin juuska midagi teha, aga nendega ei anna väga midagi praegu teha, nii et las nad jääda. Las nad jääda nii, aga ma näitan teile. Ühesõnaga ma pakkisin lahti enda asju ja siis ma avastasin, et mul oli kaasa väike statiiv ja ühesõnaga see on katki. Kas te näete seda? Jep, see on nice. Me oleme jõudnud elavate surrute võttepaika. Nii, kõik algab siit. Kas see on ainult mina või see ei tundu teile nagu reaalselt elavat? Me läheme pärast edasi, siis te näete. Igal juhul see vaade on siit väga nummi. Vaadake seda. Jätkame teekonda. Ühesõnaga, saaken. Lihtsalt vaadake, see auto läheb nii perfekt. Me käisime siin eile, kui oli väga pime, nii et andke meile andeks, kui see päeval nii õudne pole. Vaadake seda, see läheb nii truu välja. Aga see auto on täielik. Jumda. Auto on mida täielik. Täielik elatussurnuite võttepaika. Ja näe, siin Ma ei tea, mulle meenutab see seda miskipärast. majadele. Siin tuleb raudselt kommentaare. Vaadake seda. Kuule, paranormal activity toimub. Siit tuleb pärast kommentaar, et see pole absoluutselt nagu mingi elavatsurrut, see ongi mingi Itaalia, no ma ei tea, minu meelest on see suht äge. Ja natuke see oli creepy. täpselt nagu paranormal activity, saab see toodi seal, kui ma siin valim välja. Holy moly. Vaata seda siis, sa lihtsalt ei näe, mis siin on. Mina ei julge, mul siuke tunne, et keegi reaalselt hüppab siit kohe välja. Mul on teile päevaküsimus. Kas te olete käinud Roomas, nagu Itaalias üldse, aga nagu kas te olete käinud Roomas ja mida Roomas põnevat teha on? Päevaküsimus, jätke vastus alla kommentaaridesse, väga tahaks lugeda. Me läheme vasti Rooma, pole väga kindla, mida teha. Ja kui keegi on käinud Itaalias Roomas, siis andke teada, mis seal teha.